Aitäh, ma tahaks nüüd anda sõna järgmisele ettekandjale. Akadeemik Urmas Varblane on siin kõrval juba valmis. Palun. Ma püüan siis ka võib-olla midagi veel lisada selles mõttes, et kui ma siia tulin, siis ma peitsin mingid pildid ära. Nüüd ma peitsin need ära ja tegin teised lahti selles mõttes, et olukord muutus. Ja selles plaanis võib-olla ma nagu kõigepealt küsiks seda, et ma ikka püüan nagu kõigepealt aru seda, et miks me siin istume. Et mis on selle istumise mõte üldse? Et selle peaks nagu kõigepealt nagu selgeks tegema ja ma mõtlen, et mis see, nagu mina kujutasin ette nii, et selle asja mõte võiks olla niimoodi, et me nüüd täna arutame juba seda asja, et kuidas tegelikult nüüd mis muutusi nutika spetsialiseerumise selline rakendamine tegelikult toob meie riigi toimimises. Selles mõttes, et missugused on need tegevused, mis hakkavad nüüd toimuma erinevates valdkondades ja kuidas see muudab mingit mõtteviisi mõlemal pool. Et esiteks, et oleks nagu selgelt selline arusaamine, et Eesti riik on täpselt nii rikas ja nii tugev, nagu on tema ettevõtlus. Ja mitte sugugi rikkam on ju. Ja et sealt pealt nagu ehitame me seda edasist kasvu. Ja teiselt poolt, et see ettevõtluse tugevus omakorda sõltub väga kõvasti sellest, kui palju on selles ettevõtluses mõistust. Ja nüüd omakorda selles ettevõtluses mõistust peaks see nutika spetsialiseerumine juurde andma. Tegelikult on ju selle asja mõte nii lihtne. Ühesõnaga, kuidas me saame ettevõtlusse sisse kõvasti juurde mõistust. Ja nüüd see mõistus võib olla väga erinevas vormis, on ju, aga igal juhul peaks ta sinna, ma arvan, ma võib-olla neid pilte ei peagi siin näitama, et sellel ei ole nagu erilist ka. Mul on siin muidu tegelikult ka neid väärtusahela pilte, mida siin teisipäeval arutasime EAS-is ja mõnda võiks pärast näidata. Aga et ühesõnaga see mõte peaks olema tõesti see, et me siin paari esimest, mis ma siit ära peitsin, ma võib-olla selle pildi jätan ette praegu. Et see, mida siin päris lõpus nüüd Kristjan ütles, see ettevõtlik otsimisprotsess, ühesõnaga, et see ei muutuks jälle mingisuguseks lihtsalt üheks paberiks, üheks lauseks, mida me ütleme. Mõte on ju tegelikult selles, et peaks käivituma tõepoolest dialoog ja mitte niimoodi, et 3 kuud või 6 kuud ja siis unustame jälle ära. Et see jääbki niimoodi, on ju. Et me tegelikult teame erinevates ministeeriumites kogu aeg, mis toimub meil vastavas olevas ettevõtluses. Ja et me teaksime, et kus on nende kitsaskohad, mida siis aidata. Ja see küsimus nüüd, et millised valdkonnad saavad mingit ekstra süsti või millised mitte, siin on vaja selles mõttes kindlasti mõelda selle peale, et selle targa spetsialiseerumise keskmes on tõepoolest sõna teadmus ehk mõistus, võime ka öelda lihtsalt eesti keeles seda sõna. Ja see tähendab, et keskne on erinevad tehnoloogiad, erinevad lahendused, tehnoloogiad mõlemas mõttes, nii sellises, ütleme, tehnikaülikooli mõttes tehnoloogiad, kuid ka teiselt poolt ärimudelid ja kogu see pool. Ja see kõik kokku on see mõistus, mis peaks nagu sisse tulema erinevatesse harudesse. Ja selles plaanis, ma arvan, on selle juures praegu väga oluline, et kuidas me nüüd sellest ideest jõuame tõepoolest tegevusteni, mis on valdkonniti väga erinevad. Kristjan siin natukene märkis, aga ma arvan, et see on liiga üldine praegu veel. Kui me ütleme, et näed, IT-s on vaja juurde inimesi. Ma arvan, et see ei ole veel piisav sügavus. Selle pealt ei saa ükski ministeerium teha oma mingeid meetmeid valmis. Et me peame tegelikult, ma just mõtlen seda, et peame hoopis rohkem nagu püüdma minna sügavuti nendesse tegevustesse, mis on vaja, et ettevõtted paremaks saavad. Ja nüüd edasi, siin oli väga hea see, Kristjan näitas siin seda tootlikkuse pilti ja me tahame, et tootlikkus läheb paremaks. Nüüd meil see ja räägime sõna struktuuri muutus. See struktuuri muutuse mõistet ei tohi ka nagu selles mõttes lihtsustatult praegu me kasutada. See aeg on möödas, kui me räägime seda, et õmblusest tuleb minna kuskile mujale ja teha seda laadi, ühesõnaga seda horisontaalset struktuuri muutust on kõvasti toimunud. Viimane kriis tegi selle suures osas ära. Kui te vaatate numbreid 2007, kui me tegime siin kunagi Arengufondis seda mingit üritust ja näitasime pilte ja vaatame seda, mis on praegu, siis ongi nii läinud. Seesama rõivatööstus, tekstiilitööstus ja mis meil seal olid, need on 3 korda väiksemad oma suuruselt kui enne.
aga tootlikkuse kasvu meil ikka nii palju ei ole, nagu me tahaks. Nüüd on teine küsimus, see on seesama küsimus, et kuidas need harud, mis on, kuidas seal toimub vertikaalne struktuuri muutus, ehk muutus haru sees, ehk nihkumine väärtusahelas ülesse, see tundub nii triviaalne jutt, aga tegelikult nüüd see kogu nutika spetsialiseerumise teema on see, et millised on need tegevused, mis lükkavad ettevõtteid väärtusahelas ülesse. See on see kriteerium, mille järgi tegelikult valida neid tegevusi, mida teha ja mida mitte teha. Ja siis on loomulikult valdkonniti need kitsaskohad erinevad. Ja selles plaanis ma võib-olla jätan need asjad siin kõik vahele ja lähen näitan paari pilti väärtusahelate kohta. Siin meil oli, ma võib-olla meenutuseks lihtsalt näitan, et kunagi, kui me siin tegime neid arutelusid, mis valdkonnad võiks olla, siis meil oli üks selline nimekiri näiteks. Ja seal olid need infotehnoloogia, tervisetehnoloogiad, siis meil olid niši mõttes just see kogu see spetsiifiline masinaehitus näiteks, Saaremaa laevaehitus, Aagiste tootmine, kus on küsimus, kus meil on konkurentsieelis olemas. Või siis näiteks põlevkivikeemia, me ei pea ju põlevkivikeemiat arendama elektriarvete arvelt. Ei pea. Eesti riik võib öelda, et põlevkivikeemia arendamine on meie teadlik valik ja me panemegi sinna tõepoolest raha sisse ja teeme seda. See on tehnoloogia, kus me võiksime olla nagu kõvad. Ja selles mõttes siin sellesama pildi pealt võib rääkida, et tehnoloogiate mõttes on siin kõik, on nagu väga erinevad võimalused. Et on üks võimalus, kui me räägime näiteks sellest põlevkivikeemiast, kus keskne ongi uue maailma jaoks uue tehnoloogia väljaarendamine. Kas me saame hakkama või ei saa? Kui saame hakkama, siis me müüme just seda tehnoloogiat. Ja see võib olla mujal ka. Me võime infotehnoloogias mõelda välja maailma jaoks mingi uue lahenduse ja müüa seda lahendust. Meil on teised variandid, kus me ühendame erinevaid tehnoloogiaid ja see tugevus on just selles, et need tehnoloogiad kokku panna, kas või seesama majaehituse värk, mida me siin oleme rääkinud, kus me paneme kokku ühelt poolt majaehituse, paneme erineva infotehnoloogia, paneme energiavärgid kokku ja tekib mingi uus selline konkurentsieelis, mis firma lükkab väärtusahelas üles, ta ei paku enam toodet A, vaid A pluss 3 korda, ja küsib hoopis teist hinda. Lõppkokkuvõttes on kogu küsimus sellest, millise tüki kasumist me väärtusahelas saame endale. Ja võitlus käib selle nimel, kas me saame targa spetsialiseerumisega teha nii, et Eesti firmad võtavad väärtusahelas suurema tüki kasumist. Kui me seda ei saavuta, siis me oleme täpselt teinud sedasama, et linnuke kirjas asi tehtud. See tähendab, et tuleb leida need kohad, kus see liigutus lükkab väärtusahelas üles, kus see liigutus toob palju juurde. Ja seda oskavad öelda ettevõtjad. Seda ei saa öelda ministeeriumis laua taga. Ei ole võimalik öelda. Natuke saab mõni teadlane natuke öelda, aga teadlane ei saa ka ise öelda, vaid ainult läbi selle, kui ta räägib ettevõtjatega. Ja ma arvan, et see nagu on mõtteviisi mõttes oluline meeles pidada siin kogu selle arutelu juures. Ja ma ei hakka siin neid kõiki nagu ette näitama, mul lihtsalt oli uhke näidata seda, mida ma siin viimati leidsin teisipäeval seal. Vaadake, see on Eesti puitmajade eksport Eesti ja Soome võrdluses, absoluutnumbrites. Me võime nüüd öelda, et aastal 2012 on see sektor suurem kui Soome. Eesti ekspordib rohkem kui Soome. Seda pole kunagi enne olnud, aga nüüd juba on. See on väga äge näide. Ja nüüd siin oli arutelu selle üle, et mingid valikuvaldkonnad ja millised valdkonnad ei ole valikuvaldkonnad. Küsimus on ikka tehnoloogiate keskne, lahenduste keskne. Ei saa blokkida ära mingit haru, mis on nagu tugev, on ju, lihtsalt sellepärast, et tema ei ole nimekirjas A. Küsimus on, et mida ta seal teeb. Ja selles mõttes see nagu on väga raske ja mul ei ole head lahendust, kuidas praegu rakenduskava teha. Ja seda peaks täna arutama, kõvasti. Ja mitte nagu viitma enam aega muu asja peale. Ja sellepärast on just see küsimus, ma arvan, et Rainer siin räägib ka sellest, et seda ei oska meile ka keegi väga ütelda. Ja siin on see probleem, kuidas tegelikult ikkagi see, mis meil on, kuidas me selle mõju kätte saame sellest asjast. Ja see on, võib öelda, et igal pool oluline, aga praegu siin on ikka eriti. Ja siin on mul need pildid ka, aga küsimus on ikka selles väärtusahela kohas. Ja siin on terve nimekiri nagu lähenemisi, kuidas saab teha.
Ja ühelt poolt saab teha nii, et me jääme sama koha peale väärtusahelas, lihtsalt teeme innovatsiooni ja nüüd see targa spetsialiseerumisega me püüame seda toetada, organisatsiooni, seda ühesõnaga seal sees paremaks, tooteprotsessi innovatsioone läbi erinevate tehnoloogiate. Aga on veel need koha muutmised väärtusahelas, mis on veel hoopis nagu teine maailm, mis on veel keerulisem ja kus me võime öelda, et see ei ole ainult nagu materiaalsed tehnoloogiad, vaid see just see vaimne pool, see äripool ja mida me tahame nagu väga alahinnata praegu targa spetsialiseerumise juures. Ja ma tean ka miks, sest kui Fourier seda omal ajal tegi, siis ta sellele ei pööranud tähelepanu. Ja alles nüüd on ta hakanud oma esimestes rääkima, jaa, tegelikult on lisaks info mingi nano või mis tahes asjadele, on vaja seda entreprenöörial vaimu, on vaja äri lähenemist ja seda on vaja juurde panna. Ja et seda laadi dimensioon on hästi tähtis. Ja siin lihtsalt ma näitan mõnda ettevõtet, kes on olnud edukad. Kõik nüüd räägivad sellest, kuidas Palmse maksab 2300 oma masinatööstusettevõttest palka inimestele. Ja nüüd ma võin küsida, kui palju on meil ka neid teisi valdkondi, kus 2300 makstakse palka kuus kõigile. Keskmine palk on 2300. Ja nüüd me peame küsima tema käest, mis on sul vaja, et sa saaksid veel paremaks, et sa saaksid 4000 maksta. Et niisugusel nagu lähenemisel, ma näitan lihtsalt mõnusaid näiteid, mis on uhke näidata. Tähendab, et meil on väga palju tublisid ettevõtteid. Seesama Tahe, kes ostis praegu ära Prantsusmaa suurima, Euroopa suurima brändi ja läheb edasi, nüüd on küsimus, mis on selles valdkonnas, kuidas need tehnoloogiad on võimalik sinna sisse tuua. Kas me oleme võimelised mingit, ma võtsin ära need pildid, selle tema mingi paadi ehituse juurde, mingit uut lahendust leidma meie teadlastega või mujalt teadlastega, mille peale ta ise mõtleb, aga ta ei ole võimeline tegema. Ja siin ei ole, valmis vastuseid ei ole. Aga siin on seesama Bestnet, kes teeb neid haagiseid ja kes on tegelikult praegu väärtusahelas täiesti uue koha endale võtnud. Või siis on Respo, kes on praegu Soome turul 3. Skandinaavias väga kõva. Sellised, mida kõik teate neid ettevõtteid. Aga lihtsalt ma tahan öelda, et selle spetsialiseerumise keskmes on tugevad partnerid nendest valdkondadest, kellega on vaja teha tihedat koostööd ja uurida. Ja see ei ole mitte nii, et me teeme täpselt seda, mida nemad käsevad, aga sealt me saame õppida hästi palju. Ja siin on see workboatsi lood ja siis on väärtusahelate vahel liikumise asjad, ma neid võib-olla jätan osa vahele. Ja Nortali näide, kus tegelikult ma ei teagi, kas see vaidlustamine on nüüd lõppenud, kus ta sai tegelikult kõige suurema tehingu üldse, mis on olnud 226 miljonit. Sa tead selle kohta? Peaks olema. Kujutage ette, 15 aastaks. Aga mida see tähendab? See tähendab, et selles valdkonnas võib luua spetsiifilise teadmuse, kujuneda maailma juhtivaks selle valdkonna tarkvara arendajaks üldse. Ja panna pärast juba Ameerika tehinguid, panna erinevaid suuremaid veel riikide tehinguid. Et selle mõte ju kogu targal spetsialiseerumisel on, et see, mis on meil tugev, seda arendada nii palju, kui me suudame edasi. Ja mina ei oska öelda, mida täpselt neil on vaja, seda oskavad nemad öelda ja edasi minna. Ja siis on veel kõige uuem asi, on see uute väärtusahelate väljamõtlemine üldse. Sellise väärtusahele väljamõtlemine, mille peale keegi enne ei tulnud. Ja võtta sealt raha. Ja see on nüüd veel kõige raskem. Seda muidugi mingi strateegiaga ette mõtelda on praktiliselt võimatu. Me võime ainult valdkondi identifitseerida. Ja siin on üks valdkond, mis praegu on väga tore asi. See on praegu see, ütleme, selle termin on tegelikult upcycling, mitte recycling, vaid upcycling, mida see Reetaus ja Peksimo praegu teevad, kus maailmas on tegelikult täiesti arusaamatu, kuidas ei ole selle peale varem keegi teine tulnud, et neid riideesemeid, seda värki, mis läheb kõrvale, kasutada kohe, mitte pärast seda, kui ta on ära visatud kõikide nende jäätmete pealt. Ja siin on pilt, mis näitab, kui palju väärtusahelaid on võimalik tekitada, mille keskmes on disainer. Aga me peame väga palju teadma oma ettevõtlusest, et nüüd hakata neid valdkondi niimoodi mõtlema, kuidas seda teha, mis lahendused on siin juures vaja. Ja rohkem ma nüüd läks ikka liiga pikaks, nii et igatahes mõtteviisi mõttes ma algataks seda laadi arutelu edaspidiseks.
Ma ütleks võib-olla ühe kommentaari, et siin on selles mõttes hea, et ma saan Urmasega vist kõiges nõus olla, mis ta ütles. Ei ole eri arvamusi, küll aga selle võib-olla detailsemalt sellest tööst, mis nüüd selle nutika spetsialiseerumisega on, et see kolmas või viimane faas tegelikult täna ongi nendes asjades detailsemaks minek, kaasa arvatud selle numbrilise mõju arvutamine, mis see majanduses kaasa võiks tuua. Nii et see on täna nagu jooksev protsess ja kas või näiteks see mainitud tark maja, kuidas see täpselt struktureerida, et seda toetada, see on täna töös. Aga ma arvan, et see on väga õige märkus, et see on suure potentsiaaliga valdkond, sest ma nagu ise vaatan ka palju tehnoloogiaid, mis täna on võib-olla alles laborites, aga jõuavad rakendusse võib-olla 5 või 8 aasta pärast. Aga just selles valdkonnas on, ma arvan, potentsiaal väga suur, et ehitatakse 10 aasta pärast ilmselt oluliselt teistmoodi energia, IT, materjalid, et need kõik muudavad seda sektorit ja Eesti just jällegi võib olla see testplatvorm, kus seda muuta. Nii et selline väike kommentaar oli juurde. Aga küsimusi saalist kindlasti. Minul on üks küsimus või provokatsioon sulle, Urmas, et see, mis sa ütled tegelikult, mina loen sellest välja, et meil on vaja nendesse sektoritesse 2 asja. Meil on vaja sinna häid juhte ja piisavalt raha. Jah, no põhiline, selles mõttes, et põhiline on, et mina arvan, et see näitab seda, et juba paljudes ettevõtetes on head juhid olemas. See, mis Arengufond ütleb, et sinna peaks nagu veel rohkem seda panema, et see oleks ka nagu makromajanduslikult nagu reasonable, sellepärast, et nendes sektorites, kus täna seda raha ja tippjuhte on, seal lihtsalt ei ole võimalik seda lisaväärtust nii palju tekitada. Saan ma sust õigesti aru? No ma arvan, et mis on nagu oluline, et praegu tegelikult tuleks otsida erinevates valdkondades, millest me siin praegu räägime, need head juhid üles ja nendega väga palju rääkida sellest, milline on nende visioon. Ja sealt see tõlkida nüüd ümber nendesse tegevustesse, mida riik teeb, et ta ei tee mitte konkreetselt sellele ettevõttele, vaid valdkonnale. Sa ei saa teha niimoodi, et sa hakkad nüüd ühe Mr. X-i laulu laulma. Niimoodi ei tohi teha. Siis see võib olla mõnele, tema võib olla selles mõttes, meil peab olema nagu tarkust näha, mis on valdkonna arengu teema ja mis on konkurentidele ärategemise teema. Ja seda ei tohi segi ajada. Vastasel juhul me hakkame tegema niisugust programmi, mille juures meil üks firma, kes mingil põhjusel on kõneisik, teeb ära teistele oma valdkonna ettevõtetele riigi kätega. Seda ka ei tohi juhtuda. See ei ole hea. Aitäh. Nii nagu Kristjan, Glen Järats Riigikantseleist, et nii nagu Kristjan ütles, et ettevõtte tasemel või ma arvan, et siin võib täiesti sellega nõus olla, et kindlasti see kaasamine, mida siin varem mainiti, dialoog ettevõtjatega ja nende probleemide hoomamine on üks kindlasti meede. Aga teine minu küsimus ja ootus, kui siin nagu selle päris esimese või alguse juurde tagasi tulla, on kindlasti see ka, et mis on need külgnevad meetmed, mida nagu ka riigi poolt teha, sellepärast, et ühest küljest me võime küll nagu sellise, ma nüüd lihtsustan, aga raha põletamise strateegia teha, aga teisest küljest nagu mis aitab ka turule tulla, mis on need pudelikaelad, mis takistavad, kas nendel on ka mõeldud, siin varem mainiti, et IKT-sektori kõige suurem probleem on, eks ole, tööjõu kättesaadavus, mis tähendab seda, et sul, eks ole, peaks lõpuks jõudma see kõrghariduse tasemel tellimusteni, välistööjõuni ja muudeni, et siin räägitakse innovatiivsest hankest, mis on kindlasti nagu nõudluse poole meede, eks ole, turule tõmmata ja esimesed referentsid ja muud, et kas neid pooli on ka analüüsitud ja välja tuua seda, et mis on need pudelikaelad? Aitäh. Ma võin siis proovida vastata jälle, et üks selle struktureerimise kohta üks oluline punkt on see, et selline innovaatiline ettevõtlus juhtuks, selleks peab minu arust 3 asja olema, eriti tänases Eestis. Peab olema ettevõtja, kellel on valmisolek seda teha, loomulikult on hea, kui sellel ettevõtjal on see kapitalipuhver, mida Eestis on kindlasti väga palju vähem kui Skandinaavias, aga seda saab asendada ka kapital. Ehk et tegelikult täna on sellise varajase faasi ettevõtluse jaoks tekkimas ligikaudu 56 miljonit eurot, ütleme suurusjärk, mis järgmisel perioodil tuleb siia seda ettevõtlust toetama. Ehk et see kapitali osa tuleb oluliselt juurde. Nüüd ettevõtlus, kas seda teha, et kas on see sama Startup Estonia, et see inkubaatorid, nende kiirendite loomine, et see on nagu oluline, et see oleks seal juures. Ja kolmas oluline sammas selles on siis see ülikoolidest ja teadusasutustest välja tulev teadus. Et need on 3 sellist sammast, millel asi peaks nagu püsima ja üks on nendest nõrk, siis see ei juhtu.
Ehk me peame tegelikult struktureerima selle asja tervikuna, et kõiki neid asju toetame, need kitsaskohad lahendama. Ja noh, kas või ainult see välistööjõu teema, minu arust see on väga oluline, et täna me peame ikkagi muutuma veelgi paindlikumaks, kuigi esimene samm see aasta ka seadusemuudatusega tehti, et välistööjõu toomine mõnevõrra lihtsamaks läks, seal on progressi veel vaja, et me suudaksime rohkem siia väljast inimesi tuua. See on arvast ka väga kriitiline teema. Need paar sellist repliiki vastu. Aga kas Urmasele veel küsimusi? Tõnis Kõiu, Riigikogu liige, et mul oleks pigem nagu selline küsimus täpsustus, et kogu see ettekanne rääkis paljuski sellest, mis me saaksime teha just nagu ettevõtluse poole pealt või ettevõtluse poole, aga kui me vaatame seda tagasi laiemalt ülikoolide poole, et kas ma sain õigesti aru või võin niimoodi aru saada, et ka ülikoolid, eriti need õppekavad ja kõik see sisu, mis sealt antakse, jõuab välja sellest staadiumist, kus paljuski täna on, et raha tuleb riigieelarvest ja enamus asju on tasuta, jõuab ikka sinnamaani välja, et raha tuleb tegelikult lisaväärtuse loomisest, selle suutlikkust maha müüa ja see teadmine saab tegelikult iga ülikooli lõpetanu osaks, olenemata erialast, olenemata ülikoolist, olenemata kõigest, sest siis ikka see suudab tegelikult astuda pika sammu ettevõtjate suunas. Sain ma õigesti aru? Just, ja sellega ma olen väga nõus, et praegu peaks paralleelselt selle kõigega, mis me siin räägime sellest nutikast spetsialiseerumisest, ju minema järgmise 7 aasta jooksul käima päris mitmeid asju, mida varem on palju räägitud, aga ei ole ikka ära tehtud. Ja eriti ma olen nagu õnnelik selle üle, et on nüüd tõsiselt läinud käima ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe selline konsortsium, mida praegu 3 ülikooli omavahel teevad, kus on Tartu ja Tallinna Ülikool ja Tehnikaülikool ja mis plaanib järgmise 7 aasta jooksul ikkagi väga radikaalselt nagu muuta seda, kuidas üldse ettevõtlust ülikooli, ja see ei ole enam mitte majandusteaduskondade teema, laialt üle kogu ülikooli. Ka näiteks praegu Tartu Ülikoolis me saime see sügis hakkas sotsiaalne ettevõtlus näiteks ka usuteaduskonnas. See ei ole üldsegi nagu tegelikult üldse naljaasi, see on elementaarne oskus, mida on vaja. Ja Lottes loodusteadus selles teaduskonnas. Nii et see on nagu ma arvan üks koht, mis kindlasti hakkab toetama tulevast uue ettevõtluse loomist. Ja see programm on praegu nagu ettevalmistamisel ja seal on nagu selgelt ka tegevusi mõeldud, mida kõike teha ja piloot nagu iseenesest praegu juba käibki, hakkas pihta sügisel juba. See on üks selline hea näide. Teine asi on see, et meil selle TIPSi programmi raames, teadusinnovatsioonipoliitika uuringu raames me tegime põhjaliku praktikaanalüüsi, mis toimub Eesti ülikoolides praktikatega, ettevõtluspraktikatega. Ja tulemused olid tegelikult sellised, et lihtsustatult öeldult õppejõule ausalt öeldes on see tõeline mõttetu koormus kaelast. Ta ei saa sellest mitte mingisugust boonust, see on tal ainult üks nuhtlus. Ja kui me seda ära ei muuda, et tema selle töötasu, tema panuse mõõtmine, sellest ei ole üldse, siis me muidugi paremaks asja ei saa. Et selles mõttes teine suur teema on praktika. Ja see praktika mitte niimoodi linnukese pärast, vaid väga selgelt. Ja ma arvan, et kui me räägime Saksa, Austria ja Põhja-Itaalia mudeli edukusest, mis on selle üks keskne asi, on ju see praktika roll selles majanduses, kuidas see toimib, kuidas ülikoolid on seotud ikkagi ettevõtetega. Ja varem oli see jutt, et Eestis ei ole ikka ettevõtteid, kuhu üldse praktikale minna ja see ei ole õige, need ettevõtteid näeme ise siin, on ridamisi, kuhu minna. Aga praegu mul on tunne, et see on kahepoolne, et ühelt poolt ka ettevõtted ei viitsi jamada praktikantidega tihti. See on hulka ekstra tööd, selle eest nad midagi ei saa, ja parem ajavad ise läbi. Nii et see on teine selline suur teema. Nii et ma arvan, et kindlasti ma olen nõus, et see suund on hästi tähtis. Ja sellepärast ka praegu, selles TIPSi raames me oleme sellele pööranud ka kõvasti tähelepanu. Ja need häda on lihtsalt selles, et kuidas seda ka kommunikeerida, sest need tulemused ühiskonnas ei ole kahjuks väga laialt levinud ja me oleme seda kehvasti teinud. Peaks paremini tegema. Mul oleks ka üks küsimus Urmasele, et võib-olla teistele ka, et kui me nüüd räägime sellest nutika spetsialiseerumisest üldse, mida Urmas mainis, targemalt ettevõtluse tegemine, siis kuidas sa näed Eesti majanduse struktuuri 10 aasta pärast, et juhul, kui me teeme seda hästi ära ja juhul, kui ei tee?
ei no see on nüüd küll väga keeruline küsimus, aga ma arvan, et me peaks seda vaatama hoopis teises võtmes. Me peaks vaatama selles võtmes, et milline võiks olla keskmine töötasu, mida me suudame maksta. Ja kui palju me suudame seda tõsta selle 10 aastaga. See on kriitiline küsimus selle Eestist äramineku mõttes ka. Tähendab, et kui me suudame seda teha, siis me nagu lähme edasi ja saame nagu minna. Ja kui me seda ei suuda teha nüüd, ütleme 10 aastaga, siis kõik see hakkab nagu, ütleme, juba tagasi tõmbama kogu meie tulevast arengut. Siia tulevad sisse kõik see demograafia küsimus. Kui meil on 2012 läks ära 3000 last kuni 18 aastast Eestist. 3000. Vaatasin Statistikaameti nendest andmetest saab vanuseliselt järgi võtta. Aga kuidas siis, kui nende lapsed sünnivad juba mujal, siis ei ole enam nagu nendel meiega midagi pistmist. Et selles mõttes on väga kriitiline 10 aastaks see, mis sa küsisid. Me peame selle aja jooksul suutma seda tõsta ja mitte rääkida seda, et me tahame tõsta. Ja kui me seda ei tee ära, siis me võime palju loosungeid rääkida, kui hea on Eestis olla, aga inimesed hääletavad jalgadega. Ja sellest oli just eile meil juttu raadios selle kohalike omavalitsuste ja ettevõtluse teema juures. Et väga palju inimesi lihtsalt praegu ei näe mingit võimalust ja ainuke võimalus on ära minna. Aga praegu see on sellepärast, et need ettevõtted ei suuda niisuguseid töökohti ju ühesõnaga pakkuda. Võime öelda küll, et äkki ei saa, et võtab aega see asi. Aga 10 aastat on pikk aeg. Nii et lihtsalt öeldes, et siin tuleb meil hakata rääkima sellest, mitu protsenti me suudame seda value added ühe inimese kohta lisandväärtust tõsta, ehk teised pidi talle rohkem palka suuta maksta. Ega siis sellest ju see kõik oleneb. Millise tüki kasumist me oma väärtusahelas ära võtame ja nüüd on see küsimus, kui palju me jätame endale arenguks ja kui palju maksame töötajale ära. See koht on ka tähtis muidugi. Ja seda muidugi praegu kriisi järel oleks päris huvitav vaadata. Sest siin on mõned, kes arvavad, et praegu on see faas juba, kus ettevõtjad jätavad selle kasumi poole peale suhteliselt rohkem ja ei jaga seda kasvu töötajatega. Mul ei ole ühtegi arvu praegu selle kohta ütelda, aga mõned on selle kohta lausa arvanud, et nii on. See vajaks väga uurimist praegu. Aga ühesõnaga sinu küsimuse vastus on see, et meil oleks vaja seda radikaalselt, seda töötasu tõsta. Ja ma ei julge sulle praegu seda numbrit täpselt öelda, aga kui sa mõtled, et kui sa kasvad 7% aastas, siis sa oled kuskil kahekordistanud, ütleme, kui me kuskil 5-ga arvestaks, kuskil 80%, see võiks olla normaalne kuskil niimoodi, aga võib-olla isegi veel rohkem. Et muidu ei saa, see Valmse näide on hea näide, et talle ei lähe inimesed soovima. Tema suudab maksta ja inimesi on küll ja küll. Aga see on minust väga kriitiline küsimus, et selles mõttes ma küsiksin seda ka Robertit ja Rainelilt, et milline see struktuur on, et kui me edukalt teeme ja milline ta on, kui ei tee. Ma jõuan siia umbes, mõned pildid, et umbes 4. pildil või 5. Aga ma arvan, vähemalt postuleerin, et äkki mure ei ole mitte nendel inimestel, kes saavad, ütleme, 1500 eurot palka ja võiksid saada 3500, äkki mure on nendel, kes saavad 500 ja võiksid alustuseks 1000 saada, et meil on niisugune, ma ütleks 40 000, võib-olla on viimaste andmete järgi 30 000 töötu probleem, kes tegelikult ei oma mingit perspektiivi ja ostavadki ühe otsa pileteid. Ja see kontingent just emigreerumise mõttes on kõige olulisem kultuuri ja isegi keele säilimise osas. Et ma arvan, need lapsed tulevad enam-vähem sellest rühmast. Ega seal mingit lihtsat võtit ei ole, aga ma adresseeriks probleemi, et see on juba pool teed lahenduse. Struktuur, ma arvan, majanduse struktuur laias laastus, mõtleme, mis sektorite lõikes, ega meil ei ole ju mingi väga halb majandus, minu arust meil on väga hästi ajutatud majandus, lihtsalt küsimus on, et mis on lisandväärtus inimese kohta ja mis on SKT inimese kohta. Et ilmselt väärtusahelas üles liikudes see kõik saab paraneda, kas majanduse struktuur oluliselt muutub, ma loodan ausalt öeldes, et mitte. Ma ühte asja võib-olla ütleks, et on üks valdkond, mille osatähtsus ikkagi ilmselt kasvab. See on seesama infotehnoloogiaga tegelejate inimeste osatähtsus.
ma arvan, et see siiski Eestis kasvab ka veel niimoodi osatähtsuse mõttes järgmise 10 aastaga. Aga kindlasti on seal täna infotehnolooge, kes on peidus, et näiteks Hansapanga IT-osakond oli parimatel hetkedel peaaegu 1000 inimest, et need olid kõik pankuritena kirjas, et mitte keegi ei olnud IT-spetsialistina. Ei no seda enam, aga ma arvan, et neid tuleb veel juurde. Kindlasti. Sest see töö, mis praegu käib, ütleme ülikoolides ja see, millest praegu Jaak Vilo räägib kuskil teises ruumis täna Tallinnas siin, see on päris muljetavaldav. Ja nad on suutnud Tümaaga kahekesi luua ikka sellise koolkonna seal praegu, kus neil on, no ütleme, 100 välismaa magistranti niimoodi on juba nendel seal nagu plaan praegu ära vastu võtta. Ja pluss veel omad nii juurde. Et sellel on selline rahvusvaheline renomee ja ma arvan, et see on tulevaste selliste Born Global tüüpi firmade loomiseks hirmus hea taust, kus on rahvusvaheline meeskond, mis on olemuselt juba sündinud rahvusvaheline ettevõte. Ja see Born Globalite teema on IT-s väga keskne. See on, siin ei ole midagi imelikku ju. See ongi ainuke võimalus, muud võimalust seal ei olegi. Et selles mõttes, ma arvan, et nende osatähtsus kasvab. Aga see nüüd ma segasin sulle. Ja Raineri käest ka siis sama küsimus. Ja ma võin lühidalt, et ma saan ainult Robert ja Urmasega siin suuresti nõus olla, et ma arvan, et üks asi, mida võiks lisada, et väike riigi kontekstis ja riigi osalus majanduses alati suureks, et väike riik peab kõiki neid samu teenuseid ikkagi pakkuma, meil on haridust, tervishoidu vaja, pensioniteemad, keskkonnahoid, et kõik tegelikult väike riigis riigi osalus ei saa kunagi väga väikseks ikkagi minna, nii et kui me vaatame majanduse peale. Aga teine asi, mis ma tahtsin öelda, et ma arvan selles targa spetsialiseerimise kontekstis, võib-olla me peaksime mõtlema hoopis selle peale, et kui palju see et kas, kui me seda targa spetsialiseerimist üldse ei teeks, kui riik üldse ei sekkuks majandusse, et kas siis majanduse struktuuris oleks mingisuguseid erilisi teistsuguseid muutusi. Ehk siis selles, et ma arvan, et kui me vaatame seda raha, mis on 150 miljonit, mis tegelikult on ju suhteliselt pisku, et mida me sellega siis saaksime teha, et siin ma tahaksin väga Urmase mõtet toetada, et me peaksime äärmiselt kontsentreeritud seda või targalt seda siis kasutama. Ehk siis võib-olla just sinna seda rohkem panema, kus on täna tugevused, et kus on see dünaamiline tugevus olemas. Sest muidu ma arvan tõepoolest, et me kulutame väga palju aega ja raha sellise konsultatsiooni ja hindamistegevuse peal, mis annab paljudele leiba ja tööd, aga majandusele võib-olla mitte. Ma võib-olla see ühe kommentaari ütleks juurde, et tegelikult tõenäoliselt Eesti loodetavasti järgmiseks perioodiks saab Euroopa struktuurfondidest vähem raha. See on siis juba pärast 2020, loodetavasti seetõttu, et me oleme kasvanud piisavalt suureks. Ja ma arvan, et tervikuna ka see võib-olla ei pruugi paha olla, et me peame ise hakkama saama. Aga see tähendab seda, et see algav periood on ka hästi kriitiline, et need vahendid mitte kasutada perioodi sees, vaid kasvu loomiseks. Et selles mõttes minu arust need 7 aastat, mis on aastani 2020, on Eesti jaoks ka majanduse sellise kasvu kvaliteedi mõttes üsna kriitilised. Et selline lakmustest, et kas saame tehtud või ei saa. Meditsiinivaldkond. Ma mõtlesin, et ettevõtluseks on vist 3 asja vaja, et on nagu häid töötajaid vaja, kapitali ja õnne, et kas õnne jaoks on ka mingit meede plaanis. See on niisuguse väikse naljaga. Aga nüüd tõsisemalt jutuga, et tegelikult mulle meeldis Robert Kitti mõte, et me peaks mõtlema selle peale, et kuidas tuua neid, kes täna saavad 500, tuua sinna 1000 peale. Et väga palju ka ühiskonnas on seda juttu, eks ole, teeme uusi Skype ja nii edasi, aga me reaalselt näeme seda, et need inimesed, kes sealt saavad teadmisi, kas siis TransferWise, eks ole, nad lähevad siit testist ära ja keegi kätt ette ei saa panna. Aga nüüd lihtsalt mõttena siis neid 500 000 peale tuua on, ütleme, olles siin tervishoiuteenuse esindaja, siis seal on küll nagu seda osa nagu teha, et võtame kas või mingid hooldusravid, eks ole, või mingid sellised asjad, et meil on siin Skandinaavia nagu kõrval, et tervishoiuteenused, mis aitaks kindlasti seda mingit massi tuua nagu kuskilt kõrgemale palgatasemele. Aga tegelikult on ikkagi lõpuks ka õnne vaja, et selle peale peaks ka tõsiselt mõtlema. Ma korra hästi ruttu võib-olla kommenteeriks, et ma arvan, et see on väga oluline tähelepanek, et meie majanduses on tekkimas selline naljakas
tendents, kus meil on väga tugevad tipud olemas, nii nagu Urmas kõik need slaite näidas, eks on, ja me kõik teame neid ettevõtteid ja me teame neid inimesi isiklikult ka, eks on, kes saavad väga hästi hakkama, mis on terve suur nii-öelda teenusmajanduse valdkond, kus on, nii nagu Robert ütles, see palk on tegelikult väga väike, et eriti kui me läheme Tallinnast väljapoole, et see palk läheb siis veel väiksemaks, et ma arvan, et see on see lõhe, mis ma arvan, on meie majanduse arengu seisukohalt võib-olla kõige teravam küsimus, sest see, tegelikult selle tipule kodumaist tarbijat peaaegu et ei olegi varsti.